Pärast täielikku läbikukkumist läbirääkimistel Iraaniga andis Donald Trump käsu alustada sõda Iraani režiimi vastu kuni täieliku võiduni ja kõigi Ameerika Ühendriikide tingimuste täitmiseni. Ma tahan kõike. Ma ei taha. 90% ma ei taha. 95% ma tahan kõike. Ma ennustan, et Iraan tuleb tagasi läbirääkimiste laua taha ja annab meile kõik, mida me tahame. Just sellise kõlava avalduse tegi täna Donald Trump, kui sai selgeks, et läbirääkimised on lõplikult läbi kukkunud. USA armee keskajuhatus on juba saatnud sõjalaevad Iraani täielikuks blokaadiks Väina piirkonnas ja sisuliselt kuulutas Trump välja täieliku blokaadi Hormuzi väinas. Läbirääkimised USA ja Iraani vahel lõppesid ilma igasuguse kokkuleppeta, kuigi need kestsid 21 tundi. Seetõttu teatas Donald Trump, et sõjalised tegevused taastuvad uue jõuga. Ta isegi ähvardas, tsiteerin, hävitada Iraani 1 päevaga. Aga teid huvitab ilmselt küsimus, mis mõte on Donald Trumpil blokeerida Hormuzi väin, kui see on juba iraanlaste poolt blokeeritud? Just sellele huvitavale küsimusele ja mitte ainult sellele vastamegi selles saates. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage oma kommentaar. Liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. I could take out Iran in one day. Nii, nüüd räägime kõigest järjekorras. Laupäeval 11. aprillil Pakistanis toimunud USA ja Iraani läbirääkimised lõppesid tulemusteta. Peamiste erimeelsuste hulgas on Iraani nõue säilitada kontroll Hormuzi väina üle ning keeld anda ära rikastatud uraalivarusid. Tupikseis seab ohtu eelmisel nädalal saavutatud 2-nädalase vaherahu ning tekitab riski sõjategevuse taasalustamiseks ja eskaleerumiseks. USA asepresident J.D. Vance, kes pidas läbirääkimisi iraanlastega, ütles, et pooled pidasid sisukaid arutelusid 21 tunni jooksul, kuid ei suutnud erimeelsusi ületada. Järgneb J.D. Vance'i tsitaat. See on Iraani jaoks palju halvem uudis kui USA jaoks. Me märkisime oma punased jooned väga selgelt ja nemad otsustasid meie tingimusi mitte vastu võtta. Washington nõuab Teheranilt pikaajalist kindlat kohustust mitte püüelda tuumarelva või selle kiireks loomiseks vajalike vahendite omamise poole. Me ei näe seda veel, kuid loodame, et näeme. Ameerika pool oli piisavalt paindlik ja järeleandlik ning pidas läbirääkimisi heas usus. Siiski ei õnnestunud olulist edasiminekut saavutada. Me oleme siin juba 21 tundi ja oleme pidanud iraanlastega palju sisulisi vestlusi. See on hea uudis. Halb uudis on see, et me ei jõudnud kokkuleppele. Ja ma arvan, et see on Iraani jaoks palju halvem uudis kui Ameerika Ühendriikide jaoks. Seetõttu naaseme Ameerika Ühendriikidesse ja ilma kokkuleppeta oleme väga selgelt välja öelnud, millised on meie punased jooned, mida me oleme valmis järgima ja mida mitte. Kohe pärast seda J.D. Vance'i avaldust teatasid mitmed Iraani meediakanalid, et läbirääkimiste ebaõnnestumise põhjuseks on USA ebarealistlik seisukoht ja nende ülemäärased nõudmised. Delegatsioonid pidasid mitmeid läbirääkimiste voorusid erinevates formaatides. Ja nüüd teatas J.D. Vance, et Ameerika rühm konsulteeris president Donald Trumpiga mitu korda. USA välisministri Marco Rubio, sõjaministri Pete Hegseti, USA rahandusministri Scott Bessy ja USA keskajuhatuse ülemjuhataja kindral Brad Cooperiga. Ja need läbirääkimised kestsid kokku 21 tundi. Lõpuks sai selgeks, et Iraan on täiesti kindel, et suudab veel sõdida, nagu ka USA. Juhtus see, mis oli ilmne. Mõlemal poolel olid teineteise suhtes maksimaalsed nõudmised ja nad ei kuulanud üksteist läbirääkimistel üldse. On võimatu jõuda kokkuleppele vastasega, kes on kindel, et ta kas võidab või peab vastu kauem kui tema oponent. Ja pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist asus Trump tegutsema. Esiteks on Trump täiesti kindel USA võidus. Ta ütles, tsiteerin, ma tahan kõike, ma ei taha 90%, ma ei taha 95%, ma tahan kõike. Ma ennustan, et Iraan naaseb läbirääkimiste laua taha ja annab meile absoluutselt kõik, mida me tahame. Neil ei ole ühtegi trumbi. Hiljem teatas Donald Trump, et USA merevägi alustab Hormuzi väina mereblokaadi. Edasi, olge valmis, tuleb pikk tsitaat Donald Trumpilt.
Niisiis, selline on seis. Kohtumine läks hästi, enamikes küsimustes jõuti kokkuleppele, kuid ainsas tõeliselt olulises küsimuses, tuumaküsimuses mitte. Ameerika Ühendriikide merevägi, maailma parim, alustab kohe kõigi siseneda üritavate laevade blokeerimist. Mingil hetkel liigume põhimõtte juurde, et kõigil on lubatud sisse tulla, kõigil on lubatud välja minna. Aga Iraan ei luba seda, lihtsalt väites, tsiteerin, kusagil seal võib olla miin, millest keegi peale nende ei tea. See on ülemaailmne šantaaž. Ma andsin ka meie laevastikule käsu otsida ja kinni pidada iga laeva rahvusvahelistes vetes, mis on maksnud Iraanile tasu. Keegi, kes maksab ebaseaduslikku tasu, ei saa avamerel turvalist läbipääsu. Me hakkame ka hävitama miine, mille iraanlased on väinas paigaldanud. Iga iraanlane, kes avab meie või tsiviillaevade pihta tule, hävitatakse. Iraan teab kõige paremini, kuidas lõpetada see olukord, mis on juba nende riigi hävitanud. Nende laevastik on hävitatud, nende õhujõud on hävitatud, nende õhutõrje ja radarid on kasutud. Hameini ja enamik nende liidritest on surnud. Surnud. Kõik on nende tuumaambitsioonide tõttu. Siin pidage meeles Hameinit. Blokaad algab peagi. Sellesse blokaadi kaasatakse ka teised riigid. Iraanil ei lubata sellest ebaseaduslikus väljapressimise aktist kasu saada. Neil on vaja raha ja mis veelgi tähtsam, neil on vaja tuumarelva. Lisaks oleme sobival hetkel täielikult tegutsemiseks valmis ning meie relvajõud viivad lõpule selle vähese hävitamise, mis Iraanist veel alles on. Tsitaadi lõpp. Seepärast ma palusin teil pöörata tähelepanu sellele, mida Donald Trump kirjutab selle kohta, et Hameini on surnud. Ja muide, see on see viga, mida väga paljud kommentaatorid teevad, kui nad räägivad, et Iraani juht oli viimasel ajal just Hameini. See on suur viga, selles mõttes, et viimane juht oli siiski Hamenei, mitte Hameini. Hameini, Ruhollah Hameini, suri juba 1989. aastal. See oli Iraani Islamivabariigi esimene juht ja pärast teda tuli juba Hamenei. Seetõttu ongi väga kummaline, et USA president ajab Hamenei ja Hameini segamini ning kirjutab, et Hameini on juba surnud. Tegelikult jah, ta suri juba 1989. aastal, aga vabandust, see oli selline lüüriline kõrvalepõige. Siin on oluline tähele panna, et Hiina, India ja Pakistani laevad olid ühed vähestest, kes läbisid väina Teheraniga sõlmitud kokkuleppe raames. See tähendab, et Trumpi käsk kinni pidada võib viia USA konflikti teele, seda ka nende osapooltega. Muide, Fox Newsi eetris tuletati Trumpile täna meelde, et ta lubas kehtestada 50% tollimaksud kõikidele kaupadele igast riigist, mis tarnib Iraanile sõjavarustust. Ja siis Trump ütles, et ärge unustage, see puudutab ka Hiinat. Tsitaat. Jah, see puudutab kõiki, sealhulgas Hiinat. Kui me avastame, et Hiina, sest ma kuulan uudistest teateid selle kohta, et Hiina tarnib niinimetatud kaasaskantavaid õhutõrjerakette, siis ma kahtlen, et nad seda teeksid. Sest meil on teatud suhted ja ma arvan, et nad ei hakkaks nii käituma. Võib-olla sõja alguses nad midagi ka tarnisid natuke, aga ma ei usu, et nad jätkavad. Aga ei, kui me nad sellega vahele võtame, saavad nad 50% tollimaksu ja see on lihtsalt tohutu summa. Ja muidugi, Donald Trump teatas, et USA suudab Iraani täielikult hävitada ühe päevaga. Tsitaat. Ma võiksin Iraani hävitada ühe päevaga. Tunniga võiksin ma kogu nende energeetika rivist välja lüüa. Kõik, iga nende elektrijaama ja see on väga tõsine. Aga ma ei taha seda teha, sest taastamine võtaks Iraanil umbes 10 aastat ja riik ei suudaks enam kunagi täielikult taastuda. USA hävitasid juba ühe Iraani silla lihtsalt selleks, et näidata neile, millised võimalused on Ameerika Ühendriikide relvajõududel. Aga siin olen kindel tekkis kõigil üks peamine küsimus. Donald Trump kuulutas välja Armutski väina blokaadi. Aga miks peaksid Ameerika Ühendriigid blokeerima Armutski väina, kui see on juba Iraani poolt blokeeritud? Lisaks mõjub see veelgi tugevamalt Pärsia lahe riikidele. Mis on sellise blokaadi mõte ja mida see üldse annab? See on väga huvitav, arutame seda kohe. Asi on selles, et tehniliselt ei ole Armutski väin suletud. Iraan laseb järk-järgult mõned tankerid läbi, küsides iga laeva eest kuni $2 miljonit tasu. Ja mis eriti oluline, Iraan tagas kogu sõja vältel oma nafta takistamatu liikumise piirkonda ja sealt tagasi. See tähendab, et Iraan jätkas naftaga kauplemist.
asi on selles, et Iraan lõi olukorra, kus ainult tema sai selles piirkonnas naftaga kaubelda, samas kui teised Pärsia lahe riigid ei saanud oma naftat müüa. Ja siis veel, Donald Trump, nagu te teate, tühistas Iraani naftale kehtestatud sanktsioonid otse sõja haripunktis. Sõja ajal suurendas Iraan lõpuks oma naftatarnet 100 000 barreli võrra päevas, jõudes peaaegu 2 miljoni barrelini päevas. Seetõttu oleks Trump sulgedes Hormuzi väina võinud katkestada valitsuse ja sõjaliste operatsioonide peamise rahastamisallika. See on hoob, mida Trumpi administratsioon pole siiani julgenud kasutada. Sest isegi Iraani nafta jaoks väina blokeerimine võib põhjustada nafta ja bensiini hindade järsu tõusu kogu maailmas. Sest kuidas ka poleks, Iraani nafta rahuldas osa maailma nõudlusest. Just sellepärast lubasid USA merevägi Iraani tankeritel sellest piirkonnast läbi sõita. Ja ameeriklased pigistasid justkui silma kinni selle ees, et Iraan mitte ainult ei jätkanud kauplemist, vaid suurendas oma naftakaubandust sõja ajal. Kordan veel kord, sest Trump tühistas neilt ka sanktsioonid. Ja igasugune nafta, mis praegu piirkonnast välja viiakse, võib vähemalt osaliselt aidata naftahindade tõusu pidurdada. Ja just sellele arvestatigi. Tuletan meelde, et Trumpi administratsioon blokeeris Iraani naftamüügi alates 2018. aastast, kui nad loobusid Iraani tuumaleppest. Donald Trumpi otsus tühistada eelmisel kuul sanktsioonid Iraani nafta vastu veel kord sõja haripunktis vabastas üsna suure koguse naftat. See on üks 140 miljonit barrelit, see on ametlik andmete järgi. Ja USA energiainformatsiooni administratsiooni andmetel piisab sellest kogu maailma naftanõudluse rahuldamiseks umbes 1,5 päeva jooksul. Kordan veel kord, kogu maailma nõudluse rahuldamiseks. Aga selline Trumpi otsus andis vastupidise efekti. Sanktsioonide tühistamine võimaldas Iraanil müüa oma naftat, mis oli varem sanktsioonide all, et rahastada sõda kelle vastu? Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste vastu. Ja Iraan teenis nende müükide pealt märkimisväärset kasumit, müües naftat mitme dollari suuruse lisatasuga Brendi nafta hinnale. Jah, selline see sõda ongi. Ehk siis Trump alustab kõigepealt sõda, tekib naftakriis. Ja selle kriisi vähemalt osaliseks lahendamiseks teeb ta nii, et võtab ja tühistab sanktsioonid vastase suhtes. Mida ei tehtud isegi enne sõda. Lisaks, nagu te mäletate, Trump üritas nii meeleheitlikult päästa olukorda naftaturul, et tühistas isegi sanktsioonid Vene nafta suhtes. Ja siin on väga ohtlik hetk. Asi on selles, et ajutine sanktsioonide tühistamine Vene nafta suhtes lõppes 11. aprillil, nagu te kõik teate. Aga kuni praeguse hetkeni selle saate salvestamise ajani ei ole Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatanud, kas nad pikendavad Vene nafta sanktsioonide tühistamist või mitte. Sest Trump mainis varem, et põhimõtteliselt nad ei kavatsegi sanktsioonide tühistamist tühistada. Ehk siis ta ütleb, et me tühistasime sanktsioonid meritsi veetava Vene nafta suhtes. Aga tõenäoliselt me neid tagasi ei too. USA rahandusministeeriumi kodulehel ei ole praegu mingeid uuendusi. Aga siseringi teabe põhjal on teada, et Donald Trump ja USA rahandusminister Scott Bessent leppisid sanktsioonide tühistamise pikendamises kokku juba 9. aprillil. Trumpi administratsioon teeb selliseid otsuseid väga tihti mitte presidendi valjuhäälsete teadannete kaudu, vaid USA rahandusministeeriumi kodulehel tehtava üldlitsentside tehnilise uuenduse kaudu, vaikselt. See võimaldab vältida liigset kriitikat Kremlile kaasaaitamises. Ja tavaliselt saavad ajakirjanikud alles mõne päeva pärast teada, kas pikendati või ei pikendatud. Ja ei maksa unustada, et selliseid litsentse uuendatakse tööpäeviti, aga täna on pühapäev. Lisaks on õigeusklikel ülestõusmispüha, seega tõenäoliselt pikendatakse seda litsentsi esmaspäeval ikkagi. Ja mis kõige tähtsam, kauplejad ja suured importijad näiteks Indias jätkavad oma tegevust Venemaa nafta ostmisel, olles kindlad, et Washingtonilt on roheline tuli saadud ja see ei kustu lähiajal. Ja olukorras, kus Trump kavatseb blokeerida Iraani naftatarned, pikendab ta kindlasti sanktsioonide tühistamist Venemaa suhtes, et vähemalt natukenegi hinnatõusu pidurdada. Ja täna 12. aprillil kinnitas Trump, et niipea kui sõda lõpeb, naasevad bensiinihinnad kiiresti sõjaeelsele tasemele. Nii ta ütleski, just nii. See on muidugi vale, ma ei hakka süvenema, aga majandusteadlased ütlevad, et see nii ei toimi. Kahjuks isegi siis, kui sõda saab läbi. Kui Armutski väin avatakse ja nii edasi. Taastumiseks kulub veel üsna pikka aeg.
kuid blokeerides Hormuzgi väina, riskib Trump veelgi tõsta nafta ja gaasi hindu, et avaldada Iraanile maksimaalset survet ja saavutada sõja lõpetamine. Ja siin tahan kindlasti soovitada vaadata minu eilset saadet, kus ma kohe ütlesin, et USA ja Iraani läbirääkimise Pakistanis on vaid kattevari veelgi suurema sõjalise operatsiooni jaoks, mis praegu ka areneb. Ja just praegu kinnitab Trump, et Ameerika Ühendriigid ja teised riigid saadavad miinitraalerid Hormuzgi väina, et puhastada Iraani poolt miinidega kaetud alasid. Tsitaat. Meil on seal miinitraalerid. Praegu on meil kõrgtehnoloogilised veealused miinitraalerid kõige kaasaegsemad ja parimad, kuid me hangime ka traditsioonilisemaid miinitraalereid. Ja minu teada saadavad ka Suurbritannia ja mõned teised Euroopa riigid sinna miinitraalereid. Lisaks kinnitab Trump, et nüüd on Pärsia lahe riigid, Saudi Araabia, Katar, Kuveit, Bahrein ja nii edasi, võib öelda palju lähemal. Ja nüüd on nad lihtsalt sunnitud sõtta astuma, sest nende huvides on väina blokeering eemaldada. Tsitaat. Oh jaa, Pärsia lahe riigid on võib öelda palju lähemal, seega võib-olla peavad nad seda tegema. Aga teate, nad oleksid võinud ka eemale hoida, kuid Iraan tegi vea ja hakkas neid rakettidega tulistama. See on huvitav vihje sellele, et tõenäoliselt peetakse läbirääkimisi selle üle, et näiteks Araabia Ühendemiraadid või Saudi Araabia võiksid siiski astuda sõtta Iraani vastu, vähemalt Hormuzi väina blokeeringu lõpetamiseks. Aga mis veel oluline, selle saate salvestamise hetkel Vortexi laevade jälgimisega tegeleva ettevõtte andmetel pöördusid vaid 2 tühja tankerilaeva, mis suundusid Hormuzi väina ringi. Pärast seda, kui pühapäeval sai teatavaks, et USA ja Iraani vahelised läbirääkimised lõppesid ilma pikaajalise rahuleppeta, see ütleb meile, et praegu on Hormuzi väin endiselt kontrolli all. Aga vaatame, mida teeb Donald Trump. Sest näiteks demokraadid Ameerika Ühendriikides praegu, otse öeldes ei saa strateegiast aru. Mis seal loogika? Mis selle mõte on? Ehk siis, mis edasi? USA võib tõesti üsna kiiresti blokeerida Hormuzi väina täielikult kõigile. Iraan ei saa enam kaubelda, aga kes teab, kui suur on Iraani vastupidavusvaru. Ja kuidas siis väina avada? Sest nüüd on põhimõtteliselt 2 poolt ja mõlemad blokeerivad väina. Aga kuidas seda avada? See küsimus jääb õhku. Seetõttu jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järendused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada nuppu meeldib. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, kasutades mis tahes annetust või tasulist tellimust selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!